Kuperjanovi jalaväepataljon tähistas taasloomise 23. aastapäeva. Pidupäeva hommik algas aktiivselt. Ajateenijad võistlesid erinevatel meeskonnaspordialadel, nagu köievedu, unimoogi lükkamine ning teatejooks. Päikesepaisteline ilm ja lahtised uksed meelitasid pataljoni uudistama ligi 750 külastajat. Külalised said tutvuda relvastuse, varustuse, tehnika ja sõdurite olmetingimustega ning jälgida näidislahingut. Lisaks said huvilised lasta sport- ja õhkrelvadest, kuulata ajateenijate bändi Estonian Dream Army bänd ning maista sõdurisuppi. Kuperjanovi ja Kalevi jalaväepataljon olid esimesed väeosad, mis 23 aastat tagasi taas loodi. Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema kolonelleitnant Hando Tõevere sõnul on pataljon aastatega palju muutunud. Kui Kuperjanovi pataljon alustas 23 aastat tagasi siin lähedal asuvas Meegomäe kompleksis, siis peatselt koliti siia Taara linnakusse ja muidugi see linnak on muutunud. Muutunud on see väljaõppe, kindlasti ka väljaõppe tase, aga inimesed on jäänud samaks muidugi. Nende vaimsus, tahe ja valmisolek oma tööd teha. Kuperjanovi jalaväepataljon on praegu suurim jalaväepataljon Eestis, kus teenib pea 800 ajateenijat. Nende hulka kuulub nii mõnigi naisajateenija, kes on väeosa valikuga väga rahul. Sellepärast, et siin on kõige parem väljaõppe ja ma näen, et siin enda 11 kuud veeta ei ole ajaraiskimine. Kuperjanovi jalaväepataljon taasloodi 1992. aasta 18. märtsil. Sama aasta jõulureedel anti väeosale pidulikult üle lipp, mille kangas tehib surnu pealuu selle all ristatud säärekontidega. Väeosa ajalooline sümbol vabadussõjast.